Tere hommikust kõigile! Mul on väga hea meel teile rääkida täna sellest, kust tuleb raha. Mati küsib Juhani käest, et kuule, räägi mulle, et aga kus sa raha saad? Juhan ütleb selle peale, et aga et kapist võtan ju. Mati küsib, okei, aga kuidas siis nagu raha kappi saab nagu? Kalle paneb loomulikult. Mati küsib, nojah, aga kus siis nagu Kalle raha saab? No kuule, ma ju rääkisin sulle juba. Kapist võtab, Ja nii naljakas, kui see ka ei ole, siis tegelikult on sellel jutul tõesti tõetera sees. Ehk siis need, kes teavad, kuidas majandus toimib, siis tegelikult niimoodi see asi käibki. Paneme raha kappi ja siis võtame sealt selle välja, siis paneme selle jälle uuesti kappi ja siis jälle võtame välja. Aga mitte sellest ainult ei tahtnud ma rääkida. Mul on hea meel tegelikult öelda, et huviharidus, nagu meile aru saime, väga huvitav on kogu aeg. On see, mis kujundab meie haridusmaastik oluliselt rohkem, kui me ise arvame. Ja vaatame, milline see teekond siis tegelikult huvihariduses on. Ja kuna ma olen LTT valdkonna inimene, kas keegi teab, mida tähendab akronüüm LTT? Käsi püsti, kes teab. Nii, ma näen ühte kätt, 2, 3, näed, väga hea, te ikka teate, siis ma ei pea sellest enam rohkem rääkima. Suurepärane, 7 aastat tööd on vilja kandnud, me ei pea sellest rääkima, siis väga tihti on siin ka minu vaade, LTT vaade, aga mitte ainult. Ja nagu ikka toredate juttude lõpus, siis idee ja iva saabub alati lõpus. Nii nagu ma õppisin seda kirjanduse tunnis, rakendades seda väga huvitavas kirjalikus formaadis, mille nimi on kirjand, mida mitte kuskil mujal ei eksisteerib ainult üldhariduskoolis. Seega, vaatame, kuidas meil tegelikkuses siis läheb, mida me ootame, kuhu me liigume, kas meil ikka on selleks raha või kus see raha siis on ja kas meil lahendused ka olemas on. Kas te teete nalja või mis siin toimub? Mul oli täna teadusring ära. Üldiselt andmed mulle meeldivad. Andmetega on selline tore asi, et kui sa oskad õigesti andmeid lugeda ja nendest aru saada, siis need ütlevad paljutki. Te olete kuulnud ju seda tabavat võrdlust statistika kohta, kõik ju teate. Ma arvan, et ma võin selle nalja teha küll, ei ole hullu midagi. Ehk siis, et statistika pidavat olema nagu ujumisülikond. Midagi ja üsna paljut ta näitab, aga peamist siiski varjab. Ehk siis andmete lugemise oskus on tänapäeval aina olulisem ja olulisem, selle peale tasub mõelda. Andmete väärtõlgendamine võib olla väga ohtlik.
Ja kõige ohtlikum on veel siis see, kui andmete asemel me hakkame looma mingeid konstruktsioone, mis võib olla selline vaade, mis meile küll väga meeldib, aga mis ei pruugi olla tõde või mis ei pruugi olla vajalik. Seega, olukord LTT vaba huvihariduses, ehk siis see vaba huviharidus tähendab meil siis seda, mis toimub peamiselt üldhariduskoolides, toimub peamiselt näiteks noortekeskustes või kuskil mujal väljaspool huvikooli, on siis selline, et umbes 15% sellest on LTT. Ja me näeme, et väga suurt kasvu ei ole enam toimunud võrreldes 7 viimase aastaga. Me peame tunnistama, et siin on üks väga oluline statistiline hälve, millega on puutunud kokku kõik huviharidusvaldkonnad ja selle hälve alguskuupäev oli 12. märts aasta 2020. Mäletate seda kuupäeva, on ju? Mina küll mäletan. Ja selle mõjud on tõenäoliselt päris pikaajalised ja see taastumine võtab tõenäoliselt veel rohkem aega. Aga huvikoolides on olukord läinud oluliselt paremaks ja selle üle on meil väga hea meel. Ehk siis, kui 2015 aastal oli see olukord arvudes selline, siis nüüd on see arv kasvanud peaaegu 2 korda, eriti mis puudutab õpilaste arvu. Ja me uurisime seda ka, et kuidas siis nii, et muud kasvud justkui nagu on aeglasemad. Tegelikkuses ongi hea on öelda seda, et pakkumine on turul juba olemas olnud ja nüüd on see pakkumine suurenenud või täitunud ka õpilastega. Ehk siis õpilaste arvud suurenevad ja selle üle on meil ka väga-väga hea meel. Aga mida me siis kõike seda nagu teeme ja nüüd tuleb selline natukene suurem vaade ka, et üks asi on nagu see pakkumine ja selle olulisus. Aga kuidas seda kõike hästi teha, on küsimus. See on kogu aeg olnud meie mure. Mida te põrgatate siin jälle? Kuradi, sa ei pea siin päev otsa põrgatama. Käisid trennis hommikul. Mida see siin jälle käib, see pall üles-alla? Ei saa teha sama asja. Mine ehita robot kodus. Näed sulle multimeeter. Siit, mis mul veel hea, sulle instrument, mõtle ise välja, mis sa temaga remontima hakkad. Tema saab kinutuskolbi ja tema saab midagi ja tema teeb füüsikat. Mul on väga hea meel rääkida nüüd terve huvihariduse nimel. Me oleme nüüdseks juba tööd teinud selle nimel, ma arvan, et peaaegu 3 aastat on mul õigus. Ja see tee on olnud väga põnev. See on ikka kohe tegelikult väga äge teekond olnud. Me oleme jõudnud arusaamiseni, et me peame saama aru, mis toimub huvihariduse sees, mitte ainult nendes arvudes, ehk siis kui palju ja kuidas, vaid kui hästi me asju teeme. Ja me oleme töötanud välja ühe olulise tööriista kõikide huvihariduse katusorganisatsioonidega. Kui palju siin on katusorganisatsioonide esindajaid, käsi püsti? No näed, ikka on, väga hea. Oleme kujundanud arusaamise selle kohta, mis võiks olla huvihariduse kvaliteet ja oleme kujundanud ka arusaamise sellest, kuidas seda mõõta. Ja me oleme välja töötanud üheskoos ühe olulise tööriista, mida saavad kõik nüüd juba täiesti vabalt kasutada väga erinevas vaates. Ehk siis täna on üks selline tore pidulik hetk, kus me anname selle tööriista avalikuks kasutamiseks. Kindlasti ei ole see asi veel valmis, kindlasti saab seda kõike veel teha paremaks, aga see töö ja kogu see sisu annab teile esialgse sellise hea tunnetuse ja arusaamise, mis võiks olla huvihariduse kvaliteet ja selle kvaliteedi sees. Ehk siis mida me ootame huvihariduse õpetajalt, mida me ootame, mis võiks olla huvihariduse sisu, kuidas me seda kõike korraldame ja juhime ja vähem oluline ei ole ka õpikeskkond. Me nägime siin eile, et see taristuga on nagu suures pildis nagu hästi, aga ega õpikeskkond ei ole ainult füüsiline õpikeskkond. Õpikeskkond on ka näiteks vaimne õpikeskkond. Seega ma julgustan teid kõiki seda süsteemi kasutama hakkama, proovige, katsetage, hinnake iseennast ja vaadake, missugune on teie positsioon ja mõelge ja analüüsige ja arutage, kasutage seda tööriista enda jaoks ära. See on teie jaoks tasuta kättesaadav nii kaua, kuni on. Seega ma ei saa lubadusi anda.
Aga minnes teemaga edasi ja rääkides kvaliteedist, siis mul on teile üks oluline küsimus. Noored, eriti väiksemad lapsed, ootavad tegelikult aastas kõige rohkem 2 sündmust. Mis te arvate, mis sündmused need olla võiks? Sünnipäev ja jõulud. Ma olen teiega täiesti nõus. Ja mitte ainult noored, mina ootan ka. Sünnipäevad mulle meeldivad, jõulud mulle meeldivad ka. Neile, kes võib-olla natukene sellised ettevaatlikumad on, ma võin öelda jumala julgelt, et jõuluvana on olemas. Ärge tulge mulle rääkima, et ei ole, ma olen teda korduvalt näinud. Ma tean, et ta saab isegi päris head palka. Seega jõuluvana eksisteerib ja mitte ainult lastele ja noortele, vaid ka täiskasvanutele. Oi, tere Sander, mis siin minu kabinetti toob? Avaldus, võtmed ja mulle aitab. No kuule Sander, ole nüüd. Alles saime firma logoga pastakad kätte kõigile. Mind ei huvita. Aga köögis uus smuutimasin. Istu sisse see smuutimasin endale. No, me oleme kõige peresõbralikum ja kõige tervislikum ettevõtte, Sander, kuidas me niimoodi... Kuridi pere, mind ei huvita. Mind natukene ka ei huvita. No. Mind ei huvita. Võitegi siia kontorisse, näe kontori, jäätegi siia. Mul ei ole vaja seda jama. Ei ole mitte midagi, ei ole, jätke rahule mind. Saab või saab, kurat. Kuule, mida sa lõugad siin? Mis sa võtsid lotoga või? Ei, mul sai poeg vallamaja robotika ringi sisse. No ja siis? Mina enam raha pärast ei muretse. Mis on siis tegelikult lapsevanema ootus? Ja seda on täitsa uuritud ja täitsa põnev on seda lugeda. Ja siin on mõningad sellised võib-olla andmed, mis ühtpidi võib-olla teevad rõõmu, aga teistpidi näitavad ka nagu ohu kohta. Et teate seda olukorda, et see optimist ja pessimist, et kelle jaoks on klaas pool tühi ja kelle jaoks on klaas pool täis. Et kõik on vaatanulga küsimus. Ehk siis suures pildis meil on väga hea meel tõdeda, et lapsevanem on meie õpetajaga ja juhendajaga rahul. Ja see on tõesti hea, mul on tõesti selle üle hea meel, see tähendab seda, et meie õpetaja on väärtustatud ja teeb head tööd. Ma võin öelda, et üldhariduskoolis on see protsent oluliselt madalam, ikka kohe oluliselt madalam. Ja see on ka murekoht. Ja töökorraldusega saadakse ka hakkama, ehk siis, et peaaegu pooled on sellega rahul ja põhjuseid, miks seal rahul ei ole, oli erinevaid ja üldjuhul need põhjused on isiklikud. Ehk siis nende kaudu ei saa nagu midagi konkreetselt üldistada, öelda, et meil on mingisugune murekoht administratiivses juhtimises. Hinna ja kvaliteedi suhtega ollakse rahul, ehk siis, et see, kes maksab, see teab, mis ta saab, kes tellib või kes maksab, tellib muusika. Aga täiendavate võimaluste soov on 22%, mis on päris kõrge, sest üldjuhul on innovatsiooni ootus ja hoiak statistika järgi nagu teistes eluvaldkondades kuskil selline 7 ja 12% vahel. Ehk siis üldjuhul inimesed ootavad, umbes 10% inimestest ootab nagu muutust. Ja siin on see palju kõrgem, mis tähendab seda, et esiteks ollakse muutusteks valmis ja teiseks saadakse aru, et muutuseid on vaja. Ja see on hea teadmine. Infopuudus on läbiv probleem. Erinevad küsitlusele vastanud ütlevadki, et infot on väga raske hankida. Kus toimub, millal toimub, kellega toimub, kelle jaoks toimub, kui palju maksab, seda infot lihtsalt ei saa mitte kuskilt kätte, sest infokanalid on väga erinevad ja lapsevanemad on sellega hädas, lapsed ka muuseas, mis tähendab tegelikkuses seda, et kohati võib isegi olla see, et kättesaadavus on olemas, aga me lihtsalt ei tea seda. Ja sellel ei ole veel ühtegi väga head lahendust. Toimumisajad on loomulikult väljakutse üldhariduse vaates. Ma olen kuulnud ka väga ekstreemseid näiteid sellest, kus üks lapsevanem teatas väga sõna osavalt, mitte osavalt, vaid nagu väga sõnakalt koolijuhil ütles, et põrgu minge oma kehalise kasvatusega. Lapsel on samal ajal robootikaring, see on tähtsam ja ta läheb sinna. Punkt. Ehk siis, et lapsevanemad lahendavad seda turul ka juba niimoodi, et on hästi radikaalsed ja hästi jäigad. See on ka mõtlemise koht, see on koostöö koht, kuidas saada nagu
üldharidusega selline hea tasakaal, et me kõik turul ära mahuksime, sest see ajaaken on väike ja õpilastel on ajakasutust vaja paremini juhtida. Maksumus on, jah, see on väljakutse. Uuringute järgi on pea 5% lapsevanematel või lastele sellepärast huviharidus põhimõtteliselt kättesaamutu, sest see maksumus on nende jaoks lihtsalt nii kõrge, nad ei saa seda endale lubada. Ja nagu te näete, siis tegelikult poolte jaoks on see probleem. Tähendab seda, et meil ei ole praegu veel väga häid lahendusi. Ja see 71%, vaat sellega on üks lahe asi. Kas teist keegi on lugenud viimast Eesti Ekspressi artiklit? Eks ole, on ju, tuleb välja, et tegelikuses noorte huviharidust toetatakse küll, lapsevanemad lihtsalt ei tea seda. Kurb on see, et omavalitsus ka ei tea, kuidas nad seda teevad. Ja kurb on see, et need, kes toetust saavad, nad ka päris täpselt ei tea, kuhu see raha läks. Aga ometigi raha läheb. Ehk siis see on üks selline probleem, mis on lahendamata, ehk siis tõepoolest väga tihti lapsevanem isegi ei tea, et on võimalik kuskilt ka saada mingisuguseid soodustusi või mingeid eritingimusi selleks, et ta laps saaks selles osaleda. Ja kui pooled ütlevad praegu, et nad tahavad toetust, siis selle peale peab mõtlema. See on siis lapsevanema vaade, kuidas lapsevanem näeb huviharidust praegu. Ja see ei ole nüüd ainult LTT-s, vaid see on täitsa huvihariduse ülene uuring. Aga miks ma sellest kõigest räägin, miks lapsevanem muretseb, siis põhjus on väga lihtne. Huviharidusega me ei tegele ainult sellepärast, et meil oleks tore ja huvitav, vaid tegelikkuses on huviharidusel väga oluline roll täita. 2018 aastal uuriti IT-kolledžis ja TalTechis IT-õpilaste jaoks, et miks on põhjus, miks sa tulid õppima IT-d. Ja 40% õpilastest vastas, et me tulin selle pärast, et ma olen selle valdkonnaga varem kokku puutunud. Käisin kuskil huviringis, tegin midagi sellist. Mul ei ole kahjuks teisi uuringuid, tegelikult üks on veel magistritöö tasemel, mida uuriti muuseas Narvas, ja selle Narva kunstikooli näitel, ja seal oli tegelikult täpselt sama järeldus. Ehk siis, et õpilased, kes olid kokku puutunud valdkonnas huviharidusega, olid palju teadlikumad oma elukutse ja eluala valikul ja liikusid sinna edasi, ehk siis huvihariduse mõju ja roll elukutse elusuuna valikul on tegelikkuses võib-olla liiga vähe tähtsustatud asjaolu. Sellele peaks rohkem tähelepanu pöörama, et me kujundame tegelikult elukaare õpiteed ja noorte tulevikku. OSKA prognoosi järgi järgmisel 10 töökohtade arv tervikuna pisut kasvab. Töökohti tuleb enim juurde teenuste sektoris. Kõige rohkem muidugi IT-ettevõtetes, aga palju IT ja tehnoloogiaga seotud töökohti tekib ka teistes ettevõtetes. Suured mõjutegurid on digitaliseerimine, automatiseerimine, rohepööre, rahvastiku vananemine ja ränne, globaalsed konfliktid ja mõjud, samuti ühiskonna väärtuste ja inimeste ootuste muutumine tööelu suhtes. Tööandjate vaates tekitab tööjõuvajadust 3 tegurit, kui töökohti tuleb juurde, kui töötajad lähevad pensionile või vahetavad töökohti. Ja kui võrdleme majandussektoreid nende 3 teguri osas, siis õnneks on nii, et need kõik ei lange reeglina ühes sektoris kokku. Kõige kiiremini kasvab IT-sektor. Vanemaealisi töötajaid on palju hariduses, tervishoius, sotsiaalhoolekandes või transpordiettevõtetes. Tööjõu voolavusega pistab aga rinda näiteks majutus- ja toitlustussektor. Tervikuna on nii, et noorte põlvkond on palju väiksem kui lähikümnendil pensionile jääv põlvkond. Seega ainult noored ei suuda kogu tööjõuvajadust ära katta. Paratamatult tuleb osaliselt kaasata välistööjõudu, tööd automatiseerida, kuid enne kõike hoolitseda selle eest, et meie töökohad ja õppimisvõimalused oleksid võimalikult paindlikud ja sobivad kõikidele eagruppidele, et saaks ühildada töö ja eraelu, sujuvalt omandada uusi oskusi, leida eneseteostust ja olla tööalaselt pikalt aktiivne. Selle välistööjõu kaasamisega on selline tore asi, et see on küll hea ajutine lahendus, aga see toob kaasa omakorda igasugu uusi väljakutseid. Ja nagu te nägite, siis see tuleviku tööjõu prognoosi vajadus, ja ma ei räägi nüüd mitte kasvuvajadus seal, kus IT tugevalt domineeris, vaid ka oluline tööjõu vajadus tekib nendes sektorites, kus on pensionile jääjaid palju rohkem, siis väga paljud sektorid nendest on sellised riigisisesed sektorid, kuhu välistööjõud väga hästi oma profiililt ei sobitu. Ja see on see väljakutse, millega me peame ise riigisiseselt hakkama saama.
meil ei ole praegu jälle väga häid lahendusi, kuidas sellega tegeleda. Aga me juba teadvustame, et meil on siin uhked megatrendid, millest räägitakse, need on sellised globaalsed ja ma arvan, et ma ei pea nendel lähemalt peatuma, kui te neil otsa vaatate, siis te juba saate aru, millest jutt käib. Mõned neist on eriti suure hoo sisse saanud, mõned on võib-olla liiga suure hoo sisse saanud ja tuleks juba pidurit tõmbama hakata. Aga tõepoolest, IKT-sektor on see sektor, mis meie majandust vedurina veab juba peaaegu 15 aastat ja vaibumist ei ole näha, tase ainult tõuseb, vajadus ainult suureneb, mis tähendab seda, et IKT-sektor vajab aina rohkem ja rohkem tööjõudu, kui te seda graafikut vaadate, siis see üks hästi kõrge post seal, see teine, see on meil tööstus, mis näitab küll väikest trendi, aga siiski vajab väga suurt tööjõudu ja IT-sektor on kõige suurema tõusuga. Ja mis on nagu võib-olla oluline sõnum kõigil on see, et IT-sektor ei ole tänapäeval programmeerimine või tarkvaraarendus. IT-sektor on väga-väga lai. IT-sektoris on ka tänapäeval väga palju loova valdkonna alasid. Hästi palju pööratakse ja aina rohkem tegeletakse meil sisuloomega, visuaalkunstide ja kõige muuga ja seal on ka kõva puudujääk. Ja huviharidus on see, mis seda kohta kindlasti täita saab. Sellega saab tegeleda. Siin juba eile vist arutati ka seda, et kellegagi me arutasin, et mis seal Kopli kunstikooli sees veel toimub, et kas seal on ainult sellised traditsioonilised kunstialad või on nagu midagi muud ka ja tuleb välja, et päris nii enam ei ole, et pakutakse midagi muud ka. Täitsa põnev. Ehk siis kust see raha tuleb? Lahe on öelda, et see raha just sealt tulebki. Ehk siis kui keskmine töötasu hetkel on meil pea 3500 eurot, see tähendab seda, et 70% sektoris olevatest inimestest saab seda töötasu või rohkem. Ja profiil on oluline ka see, et palju seda müügitulu tuleb, see on päris hea, majandusosakaal ja kõik muud toredad arvud on siia välja toodud. Ehk siis tegelikkuses pea 80% on seotud looduse, tehnika ja täppisteadustega ja seda tõendavad ka kõik teised uuringud, mis väidavadki seda, et see on üks olulisemaid alus- või baasoskuseid tänapäeval, kvaliteetne mitmesuunaline tehnoloogiaoskus. See on see, mida on kõigil vaja, see on see, mis annab sulle hea profiili ja toob meile sisse ka raha. Ehk siis selle peale tasub võib-olla mõelda. Vabandust, see ei pidanud nii minema. Kas ma saan tagasi ka kuidagi minna? Jah, saan. Äge. Ehk siis küsimus ei ole võib-olla raha saamisel alati see, et kuidas me kuskilt raha küsime, vaid küsimus on ka selles, et kuidas me ise endale hakkame raha teenima. See on selline pikaajalisem protsess, aga selle peale tuleks hakata palju süsteemsemalt mõtlema, et seda raha, mida me kasutada tahame, peame me tegelikult ise endale lõpuks teenima hakkama. Sest kapist lõputult võtta ei saa. Kui Kalle vahepeal seda kappi tagasi ei pane või keegi teine, siis kapp saab tühjaks. Kui küsida, et millised on tulevikuoskused ja erialad, mida õppida tasub, siis päris kindlasti on need seotud tehnoloogiaga. Kõik erinevad inseneri erialad, sealhulgas mehhatroonikud, robootikud, aga ka nutikad metsamasinajuhid, loomulikult info- ja kommunikatsioonitehnoloogia spetsialistid. Tehnoloogia abiga saab muuta suure osa rutiinsetest ja lihtsamatest tööülesannetest roboti poolt tehtuks, mis toob kaasa selle, et meie ise võiksime tulevikus teha põnevamat tööd, aga see tähendab seda, et need tööd on ka nõudlikumad ja nõuavad rohkem oskusi ja teadmisi. Ideaalsel tulevikutöötajal on süvateadmised vähemalt ühel alal ning oskused mõista ja omavahel siduda erinevaid elualasid ja inimesi nendel elualadel. Tehisintellekt on hea tööriist. Mina kasutan kogu aeg. Maksan ka 24 eurot kuus. Väga odav assistent peaks mainima. Ja kuidas teile tundub töötada tulevikus näiteks virtuaalsuhete haldajana või siis suunamudi ja ajajoone haldurina? Tehnoloogia kasutuseetika nõunik, päris hea. Biotehnoloogias sellest juba räägitakse, digijäätmete käitleja. Ma arvan, et kõik teavad, mis asi on digikoristuspäev. Ja nii edasi.
Ehk siis tegelikkuses tehnoloogiat me leiame ka sealt, kus me esialgu seda võib-olla oodata ei otsi. Ja need võiksid olla võimalikud tuleviku töökohad, mis meie ümber toimuma hakkab, päris põnev. Aga kuna me oleme eestlased, siis meil on probleem. Ja see probleem on tegelikult väga vana probleem. Võiks nüüdseks juba öelda, et see on aastasadu vana probleem. Ja kõik, kes on üldhariduskoolist kirjanduse tunnis natukenegi tähele pannud, teavad väga hästi, millest jutt on. On ju tuttav lugu. Olete te seda lugenud? Mina küll olen. Ja ma olen siia välja pakkunud ka ühe lahenduse. See on sellise toreda valemina kirja pannud, aga me ei lähe täna sinna valemi sisse. Need, kes mõistavad, need saavad kohe aru, kes tahavad hiljem aru saada, ma võin neile eratunde pakkuda, pole probleemi. Aga mõte on selles, et me tahame ühiselt mingit asja teha ja kui me ei suuda seda ühist asja ühele poole tõmbama hakata, vaid igal ühel on oma nägemus ja oma liikumise suund, no ei tule väga hästi välja see koostöö. Kohe kuidagi toimima ei hakka. Pole hullu, meil on lahendus ka olemas. See lahendus on sündinud tegelikkuses päris pikalt ja see ei ole mitte ainult meie liidu lahendus, vaid see on tegelikkuses huvihariduse lahendus, mida me oleme mudeldanud ja kaardistanud ja selle kõik vorminud selliseks, et see oleks lihtsasti ja mõnusalt arusaadav. Ja üks omavalitsus on selles kaardistamises ja selles tegevuses eriti kaugele jõudnud ja leidnud, et see võiks olla päris hea mudel, kuidas me omavahel kõik seda vankrit ühele poole saaksime tõmmata. Ja nüüd tegelikkuses tulebki välja kõige olulisem koht. Ehk siis küsimus ei ole tegelikult LTT-s, sest LTT ei ole see, mis päästab maailma, see on ainult üks osa sellest. Ehk siis kui Rasmus ei oleks olnud 1993. aastal tantsupeol või kui Rasmus ei oleks olnud 2007 aastal laulupeol, siis tõenäoliselt Rasmus ei oleks olnud ka 2019 aastal robootikavõistlusel. Ehk siis kõiki neid asju tegelikult peab vaatama oluliselt suurema seosega. Me ei saa öelda niimoodi, et üks asi on väga tähtis ja teine ei ole, sest tegelikult on asjad väga-väga tihedalt omavahel seotud ja kõik tegevused mõjutavad teineteist. Ja tegelikult tulebki kogu asja vaadata ainult kogu aeg suures pildis, selleks, et me saaksime selle tulemuseni, nagu seal eelmisel pildil näha oli, päriselt ka jõuaksime sinna, mitte näiliselt igaüks ei sikutaks enda poole, sest siis tegelikult koorem liikuma ei hakka. Seega mina väidan, et huviharidusel on väga-väga oluline roll, mitte ainult LTT-l, ja tegelikult peaksid kõik noored saama seda teekonda käia, väga mitmekesisena ja mitmekülgsena, sest siis hakkab see tõeline kvaliteet tõusma. See on minu arust kõige tähtsam asi üldse huvihariduses. Olla mitmekesine, nagu meile teada saime. See vist oli kõige suurem sõna ka eile sõnapildus, mäletan ma õigesti või? Vist oli, jah. No võt, kuidas me seda siis lahendame? Me näeme seda kõike niimoodi, ehk siis Tormikotkas hakkab meile rääkima ka lõimingust. Lõiminguid on väga palju mitmeid ja erinevaid. Me oleme mõelnud välja ühe toreda sellise termini, võiks öelda fraasi, õmblusteta haridus. See on igalt poolt tegelikult juba ühel või teisel moel läbi käinud. Ja kuidas me siis seda kõike teha saaksime? Me arvame, et see kõik võiks sündida nii. Kogukonda võib käsitleda kui ühist ja ühiskondlikku eluruumi, kus kõigil meil on oma roll kanda ja kellest igaüks annab selle toimimisse oma panuse. Tänase hariduse kogukonna mudeldamise juures seame selle keskmesse noore õppija. Mis oleks, kui võtaksime ühiselt vastutuse ja annaks panuse iga meie kogukonna lapse arengusse? Õppija tiirleb hariduse orbiidil koos mitmete kaaslastega ümber tema, kes kõik ühekaupa või valikuliselt mõjutavad noore õppija haridusteed. Meie soov aga oleks luua süsteem, kus iga õppija ei tiirleks orbiidil sihitult, vaid sihipäraselt eesmärgi suunas, lõimitud ja õmblusteta hariduse suunas. Iga kogukond on oma nägu, olenemata sellest, kas suur või väike, aga igal juhul võimalustega, mis loovad eelduse heaks elu- ja õpikeskkonnaks. Vaatame, kellega koos me ühel orbiidil tiirleme.
Kaardistame kõik organisatsioonid, kes õppijad meie kogukonnas ja tema haridusteel saadavad. Olgu need näiteks koolid, huvikoolid, mäluasutused, ettevõtted, kultuuriasutused või hoopis noortekeskused. Vaatame nende organisatsioonide sisse ja koondame kokku need inimesed, kelle soov ja huvi on õppimist ja haridusteed läbi oma kogemuste ja panuste paremaks muuta. Kaardistame, mida põnevat nad teevad ja mida saaks teha koos. Koostöö saab sündida juhul, kui kõik osapooled tunnevad enda rolli ja vajaduse koostöös ära. Koostöö ei ole mitte kunagi ühepoolne. Sellest kõigest saab asja vaid siis, kui kõik osapooled on nõus panustama. Ainuüksi visionääridest ei piisa. Kõige olulisem on kaasata ja olla kaasatud rohujuure tasandil, kus reaalselt muutusi ellu viivad õpetajad, spetsialistid ja huvihariduse toetajad on aktiivselt muutuste loomisesse kaasatud. Mis on see midagi, mis meid omavahel seob? Mis tingib koostöövajaduse ja kuidas see meie tegevusele ja seatud ühistele eesmärkidele lõimitud hariduses kaasa aitab? Iga algus on raske ja iga saadud kogemus kulla hinnaga. Ka muutuste ellukutsumisse ei saa suhtuda esimeses etapis kui kokkuhoidu, vaid kui väärt investeeringusse. Oluline on koostööle asumine ja koostöös olemine. Ehk kokkusaamine ja kokkukõlamine. Uus silt kujuneb siis, kui selleks tekib siiras soov ja vajadus ning lähtutakse ühistest eesmärkidest. Ollakse julged alustama olulisi vestlusi ning valmis loobuma mõttemustritest, eelarvamustest, eelnevatest kogemustest ja õpitakse nägema uusi võimalusi tulevikuks. Aitäh! Nii, üks. Jah, nüüd, vaata, kui ma hakkaksin sinu poole liikuma. Nii, küsimused Rasmusele, palun. Andke teie käega, Marko. Küsimus on tegelikult olemas, jah. Sa vastad ise enda küsimusele. On seal küsimus? Sinul? Noh, see sama. Tere hommikust, Rasmus. Ma küsikski kohe selle sama küsimuse. Kuidas tundub, et kes peaks olema õmblusteta hariduse veduriks ja kuidas saavutada, et see kogukond ühtse sellise tahte ja sooviga hakkaks toimetama? See on väga hea. Mul on sellele vastus olemas. Paljud teist on käinud Austraalias? Ei ole. Keegi ei ole vist käinud, ma ei näe ühtegi ette. Austraaliaga on selline lakku, et 45% elanikust elab Austraalias rannikust mitte kaugemal 50 kilomeetrit. Austraalia on väga suur ja kaupade liikub väga tegutse. Erinevate Austraalia osade vahel liiguvad väga pikad autorongid. Selline 7-10 järelkäru. Ja seda veab ainult auto. Need autosid seal ees, mis seda rongi veavad, on vahel 4, vahel 5, vahel veelgi rohkem, kui vaja on. Sõidavad sirgjooneliselt ühest riigi otsast teise. Seega ma arvan, et siin ei olegi seda veduri küsimust, et üks ja ainukene peab olema vedur, vaid me kõik olemegi see vedur. Küsimus on nüüd selles, et kuidas me selleks veduriks saame. See on juba järgmine küsimus. Ja siis on kohe vastad selle järgmisele küsimuse. Ei, seda vastust mul ei ole. Me peame koos välja mõtlema. Mina ei saa öelda seda vastust, vaid ütlema, kes tahab seal veduris kus kohas olla või mitmes vedur tahab olla. Või. Ja füüsika järgi lükkamine muuseas on kergem. Nii, veel teie küsimusi, palun. Mul on üks ka küsimus sulle, et see infopuudus vanematele. Mina hakkasin mõtlema, et tegelikult Narva näitel, et meil on need huviringid, huvikoolid, lasteloomemaja. Kõik info on saadaval nii nende veebilehtedel kui ka linna veebilehel. Milles on siis see mure, et nii suur protsent oli sul 71, et on infopuudus või lihtsalt vanemad ei tea, kust otsida infot või mis see mure on?
ma ei tea, Eestis on natukene üle 800 huvikooli. Eestis on üldhariduskoole peaaegu 600. Noortekeskuseid ma kahjuks ei tea peas palju on. Kui igal ühel on oma veebileht. Mis te arvate, kui kaua võtab aega, kui ma kõik need veebilehed läbi käin ja aru saan, kuhu mu laps võiks tegelikkuses minna? Ma arvan, et kohaliku omavalitsuse lehel kõik olemas. See loetelu pigem ei ei ole. No ole. mitte kõik erahuvikoolid ei ole vist, aga jah, linna omad kindlasti. Pigem ei ole, jah. Meil on küll noortele suunatud portaal t5.ee, aga ega seal ka seda infot ei ole. Seega seda infot ongi väga keeruline leida lapsevanema vaates. See on jälle mõtlemise kohta. Jah, hea tõesti märk. Nii, kui küsimusi rohkem ei ole, siis suur aplaus Rasmus sulle. Aitäh! Aitäh!